Tervitus, tervitus, Merike numbrite keel. Vaatame täna siis, kes sa oled oma suguvõsas ja millist rolli sa täidad. Ehk siis igaüks meist ei ela üksnes oma elu, vaid täidab oma suguvõsas ka kindlat ja tähtsat rolli. Ja mõni hoiab alles, mõni kaitseb, mõni aga tõmbab teisi alatase välja keerulistest olukordadest. Ja kui mõistate, kes te oma suguvõsa jaoks olete, asetub elus väga palju omale kohale. Ja selles videos näitan, kuidas sünnikuupäeva järgi välja arvutada, millist rolli te oma suguvõsas täidate. Ja tuletan meelde, et viibite numbrite keel numeroloogia kanalil. Ja kui te pole veel tellinud, siis tellige kanal, pange pöial ja jagage oma sõpradega ja nii edasi. Ja hakkame pihta. Niisiis on vaja siis välja arvutada, kes te oma suguvõsa jaoks olete. Läheb vaja siis pliiatsit ja paberit. Et nõksukene on vaja arvutada ja tuleb teha väiksed arvutused ja arvutamiseks läheb siis vaja teie sünniaastat ja kuud. Ja mida me arvutame? Me arvutame niinimetatud suguvõsa programmide keskme, see tähendab suguvõsa andeid, mis on teile siis edasi antud ja vastavalt sellele keskmele vaatame, kes te oma suguvõsa jaoks olete. Kas olete hoidja, kaitsja või päästja? See on väga huvitav lahendamine ja toon näite, sest arutamisel on mõned sellised iseärasused. Tegin oma tahvlikesele siia valmis, kohe näitan teile. Ja olge siis tähelepanelikud, pange pausi peale või kerige siis tagasi. Ja kui te hakkama ei saa, et siis kirjutage kommentaaridesse, aitan teid võimalusel ja need, kes kiiremini arvutusest aru said, siis aidake teineteist, käige vaadake ka kommentaari ja aidake. Ja vaja läheb siis teil kuud ja aastat ja oletame, et olete sündinud 1977. Ja teie kuu on näiteks siis november ehk siis 11. kuu. Mida tuleb siis teha? Tuleb liita kõik sünniaasta numbrid. Kus mul pliiats on? Ehk siis siin on siis näha 1 + 9 + 7 + 7. Näide on siis november 1977. Te saite 24. Et viia see väärtus siis 22-ga võrdseks või sellest väiksemaks, ehk siis me vaatame kuni 22-ni. Siis tuleb lahutada 24-st 22 ja te saate 2. Ja see tähendab seda, et 1977 aasta puhul on sünniaasta arv 2. Ja nüüd vaadake, et kui teie sünnikuu on kas oktoober või november või detsember ehk 10., 11. või 12. kuu, siis selle kuu numbrid omavahel liita ei tohi. Ja võtame siis sünnikuu tervikuna ja meie näites on see siis 2 + 11 ja tulemuseks saame 13. Ja 13 on väiksem kui 22, järelikult võtame tervikarvu. Kui liitmise tulemusena saate jälle summa, mis on suurem kui 22, lahutage sellest 22. Ja sellised need arvud ongi. Ehk siis maksimumnumber, mis teil tulla saab, on 22. Ja kui tuleb suurem, siis lahutada sellest. Ja alustame siis kaitsjatest. Kui liitmise tulemusel saite järgmised väärtused, ehk siis numbrid 1, 4, 7, 11 või 19. Ja täna ma teen, kuna minu numeroloogia, kus mina olen õppinud, on seotud suurte arkaanidega, siis täna ma tahan teha niimoodi, et mul on siin oma kaardid, nii kes on pikemat aega olnud siis kanalil, siis teab, et ma olen ka tarokaarte kunagi lugenud. Ja nüüd nad tulevad vägisi ikkagi siin läbi numeroloogia ka möllu ja võtan siis näitan teile kaarti ka. Mul on natuke enda jaoks siin soditud asju ka kõrvale. No ma näitan, siis te näete. Nii, eks siis alustame kaitsjatest. Kes siis said tulemuseks 1, 4, 7, 11 või 19. Siis täidate oma suguvõsas kaitsja rolli ja praegu annan siis üldise iseloomustuse selles osas, mida kaitsjad peavad tegema, milleks nad suguvõssa tulevad ning millised on nende plussid ja miinuspooled. Ja pärast räägin siis igast numbrist eraldi. Suguvõsa kaitse on see, kes tagab pere turvalisuse, stabiilsuse ja piirid. Tema ülesanne on mitte lasta suguvõsal välise või sisemise surve all laguneda. Ja kaitsja põhifunktsioonid on siis sellised, et suguvõsa piiride kaitsmine. Ta ei luba teistel inimestel sekkuda, perekonda lõhkuda, selle ressursse ära kasutada ega rikkuda suguvõsa liikmete isiklikke piire. Turvatunde loomine. Sellise inimese kõrval tekib tugi, korra ja kaitstuse tunne. Ta oskab kriisiolukorras
olukorda stabiliseerida. Vastutuse võtmine sageli võtab just kaitsja enda peale rasked otsused ning raha ja olmeküsimuste korraldamise, kui teistel on see keeruline. Ja kaose ohjeldamine, ta oskab kiiresti reageerida ohtudele, konfliktidele ja ebastabiilsusele ega lase olukorral kontrolli alt väljuda. Struktuuri hoidmine, kaitse hoiab süsteemi vormis. See võib tähendada distsipliini, reegleid, kokkuleppeid, kohustuste jaotamist. Pere nõrgemate liikmete kaitsmine, sageli asub just tema laste, eakate, haigete nende poolele, kes ei suuda end kaitsta. Ja jõu ja tahte edasiandmine. Tema kaudu avalduvad suguvõsas julgus, vastupidavus, võitlusvõime ja oskus mitte alla anda. Ja kaitse tugevad küljed on otsustusvõime, vastupidavus, usaldusväärsus, oskus stressist tegutseda, juhtimisvõime, kohusetunne ja miinuspoolel on see aga liigne kontroll, jäikus, emotsionaalne suletus, harjumus kõike enda õlul kanda, tunnete allasurumine korra nimel ning roll, ma pean kõik kõigi eest päästma. Ja vaatame siis kõik ükshaaval ja esimeseks tuli siis number 1 ja see on siis kaart Maag, natuke teistmoodi täna, kuna see numeroloogia on seotud siis suurte arkaanidega. Ma loodan, et te näete, see on Maag, natuke näete minu väikest sodi, mis siin, noh, las ta olla. Ja see inimene oskab väga kiiresti reageerida ükskõik millistele elusituatsioonidele. Ta on nagu ressursside koguja. Lisaks valdab maag sõna ehk see inimene oskab läbi rääkida. Ta suudab väga kiiresti lahendada konfliktisituatsioone ja olukordi, kus on vaja kiiresti otsustada. Ja miinuspoolel on maag tühja jutu rääkija. See tähendab inimest, kes ei täida oma funktsiooni ega seda, milleks ta suguvõssa tuli. Ja järgmine on 4. Tadaa! Ohoh, ja see on keiser ja see on justkui suguvõsa telg. See on inimene, kes toob suguvõssa korra ja stabiilsustunde ja loomulikult vastutab see inimene juhtimise eest, sest tal on väga tugevad juhtimispädevused ja selline inimene organiseerib ja mobiliseerib tavaliselt kõiki. Vajaduse korral lahendab ta ka kõik probleemid, sest see peab olema väga vastutustundlik inimene. Ja miinuspoolel on see tavaliselt inimene, kellel on isiklikud piirid paigast ära ja ta ei taju ei enda ega teiste piire ning sageli on ta ka vastutustundetu. Eks pange kommentaaridesse, kuidas te tunnetate seda. Järgmine on 7 ja see on siis kaarik või vanker, ma ei tea, kes kuidas ta nimetab ja see inimene on oma kiiruse poolest mõneti sarnane maagiga, sest ta oskab eesmärke saavutada ja ta suudab samuti väga kiiresti lahendada paljusid küsimusi, mis suguvõsas tekivad. Samuti vastutab ta kolimiste eest. Ta võib kõiki motiveerida kuhugi ümber asuma, midagi tegema ja see inimene vastutab suguvõsas karjääri ja eesmärkide eest. Ta on sihikindel, eesmärgile orienteerutud ja teised võtavad temast eeskuju. Miinuspoolel on ta tavaliselt perfektsionist, kes ei tunne oma eesmärke, mistõttu teised kasutavad teda ära ja ta jookseb hoopis võõraste eesmärkide poole. Kui teil tuli 11. Jaa. Mul on täiesti vale see. Okei. Väike hetk. Miks mul see on nii? Okei. Kui teil tuli 11, siis see on jõud. Mul on kirjutatud jõud ja mul on kaartide peal täiesti valesti. Mul on millegipärast... Okei, vahet pole, ma nüüd vaatan. Kommenteerige siia, eks ma pean pärast natuke üle tegema, väike apsakas. No see näitab seda, et jõud, tegelikult mul on siin 8 kirjutatud. Et see on inimene, kes oskab suguvõsas raskustega toime tulla. Mul on õiglus siia pandud, nüüd ma küll ei tea. Ma arvan, et äkki see on vist see ka. Kommenteerige. Kes oskab suguvõsas raskustega toime tulla ja see on inimene, kes võib sõna otseses mõttes kõike enda õlgadele vedada. Ja lisaks on 11 arhetüübiga inimene reeglina ka füüsiliselt väga tugev. See peab jõud olema. Teate, mul on valesti läinud, jah. Ma hakkan teiega koos siin praegu
läbi arutama. ma arvan, et see peab nii olema, õiglus peaks kaheks olema energeetiliselt. okei okay,, sorry. nii, ja miinuspoolel on need väga vastutustundetud inimesed, jõu vastand on täielik jõuetus ja tahtejõuetus. vot nii. ja kui te saite arvutuse tulemuseks 19 ja 19 on päike ja selline inimene on suguvõsa päike, sõna otseses mõttes päike, see inimene ühendab kõiki, oskab lahendada suguvõsa jaoks globaalseid küsimusi, ta oskab suguvõsa ühendada ning lahendada väliste asjaoludega seotud küsimusi, mis ette tulevad, see on ühiskondlik, väga soe inimene ja suguvõsa juht. ja miinuspoolel on see loomulikult tohutu ebakindlus iseendas või vastupidi, ülepaisutatud ego. nii, järgmine rühm on suguvõsa hoidjad. kusjuures enne veel kommenteerige ka, et kuidas tundub nende suurte arkaanidega see lugu. päris põnev, esimest korda täitsa mõtlesin, et proovin. jah, okei okay. Järgmine rühm on siis jah, suguvõsa hoidjad ja kui liitmise tulemusena saite number 2, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 18 või 21, siis te olete suguvõsa hoidja ja nüüd siis räägin sellest hoidja iseloomust, milleks need inimesed suguvõssa tulevad ja mis on nende ülesanne ja siis vaatan kõik arhetüübid eraldi. ja suguvõsa hoidja on see, kes vastutab pere mälu, järjepidevuse, väärtuste ja sisemise terviklikkuse eest. ta säilitab selle, mis teeb suguvõsast just selle suguvõsa. ja hoidja põhifunktsioonid on siis järgmised, et suguvõsa mälu säilitamine, ta mäletab perekonna lugusid, esivanemate saatust, olulisi kuupäevi, traditsioone ja suguvõsa tähendusi. sageli antakse just tema kaudu edasi perekonna ajalugu. väärtuste edasiandmine, hoidja toetab moraalseid orientiire, arusaamu austusest, armastusest, vastastikusest abist ja vaimsetest alustest. traditsioonide hoidmine. Need võivad olla pererituaalid, pühad, suhtlemisviisid, sümbolid, reeglid, mis ühendavad põlvkondi. ja hoidja aitab mitte kaotada sidet vanemate ja nooremate vahel. ta toetub austust juurte vastu ja kogemuse järjepidevust. pere emotsionaalse õhkkonna hoidmine. ta tunnetab seda õhkkonda, märkab katkestusi, solvumisi, jahtumist sugulaste vahel ning püüab sidet säilitada. teadmiste ja kogemuste talletamine. see ei ole üksnes mineviku mälu, vaid ka praktiline tarkus, perekondlikud oskused ja ellujäämisviisid. ja suguvõsa sisemise mõtte hoidmine. hoidja tunnetab sageli, mille nimel pere elab, millised on selle sügavad põhimõtted ja mida ei tohi reeta. ja hoidja tugevad küljed on tarkus, kannatlikkus, intuitsioon, sügavus, ustavus ja võime ühendada. ja miinuspoolel, kui inimene elab tõesti oma elu miinuses ega täida suguvõsa ees oma rolli, on see hirm muutuste ees, mineviku kinnijäämine, traditsioonide idealiseerimine, perekonna saladuste vaikne hoidmine, kalduv süsteemi säilitamise nimel kannatada ning mitte ainult väärtuslikku, vaid sageli ka suguvõsa hävitavate mustrite säilitamine. nii, ja vaatame siis igat numbrit eraldi. kui liitmise tulemusel saite 2, siis ülempreest rinna. ja see arhetüüp vastutab intuitsiooni ja salajaste teadmiste eest, mida suguvõsas edasi antakse. see tähendab, et põlvest põlve kanduvad edasi salateadmised, mida hoidja peab samamoodi edasi andma. vot. nii, järgmine, 3, keisrinna. nii huvitav, mulle räigelt meeldib ja see tähendab hoolitsuse ning viljakuse edasiandmist. sellised inimesed peaksid kindlasti lapsi saama. ja sellised inimesed peaksid kindlasti tooma suguvõssa materiaalset heaolu ja nad peaksid ilmutama hoolitsust. miinuspoolel on nad vastupidi pillajad ja 2 miinuspool tähendab omakorda jäika loogikat ja väga passiivseid inimesi. number 5 ja ülempreester. ma ei tea, kas nüüd mul läheb jälle kuidagi lappama või? ma arvan, et see on hierofant, tema äkki.
nii, loodame, et see on see. Kes teab tarokartidest rohkem kui mina, siis kommenteerige, siin ma ei näe rohkem teistmoodi, muidugi sõltub, kuidas need üles on kirjutatud. Okei. Nii, ülempreester ja need on inimesed, kes kannavad suguvõsas moraali, see tähendab, et nad peavad kandma teadmisi ja kõlbelisust ning kandma neid põlvest põlve edasi. seepärast sobib neil väga hästi töötada näiteks õpetaja või õppejõuna, sest nii arendavad nad seda omadust ja miinuspoolel on need väga jäigad moralistid ja väga kangekaelsed inimesed. 8 ja see on õiglus, näete, lappab paika. õiglus, nii, ja need on inimesed, kes toovad suguvõssa tasakaalu, õigluse ja tõe. Nad näitavad justkui vahekohtuniku või nõuandja rolli. Nad suudavad hinnata, kus on toimitud õiglaselt ja kus võib-olla mitte. Nad hoiavad suguvõsas tasakaalu. Miinuspoolel on need inimesed, kes kõige sagedamini valetavad ja tegutsevad isiklikes huvides. Nii, järgmine on 9, erak. Ja see on suguvõsa tarkus ja sügavus. Need inimesed reeglina on väga targad, väga vaiksed ja oskavad kuulata. Need on siis plusspoole peal siis. Need on inimesed, keda võib nimetada suguvõsa tarkadeks. Nad annavad väga sügavaid nõuandeid. Miinuspoolel on need väga pealiskaudsed inimesed, kes pigem targutavad, kui annavad tõesti tarku nõu. Kommenteeri siia. Kas tunned kedagi sellist? 14. Tadaa! Ja see on mõõdukus ja see tähendab suguvõsa harmooniat. On. Need inimesed toovad suguvõsa harmooniat ja tasakaalu, nad on nagu rahusobitajad. Miinuspoolel on nad väga piiratud ja tüütud ning neid viskab vastupidi ühest äärmusest teise. 17. Oi, mulle meeldib see. Täht. Need on suguvõsa inspireerijad ehk inimesed, kes toovad suguvõssa loomingulisust, inspiratsiooni ja looja energiat. Enamasti sobib neile loomulikult väga hästi töötada valdkonnas, mis on seotud kunstiga ja nähtavusega. Need inimesed teevad suguvõsa populaarseks ja kuulsaks. Need on nagu suguvõsa kuulsused. Miinuspoolel on nad tavaliselt väga ebakindlad, külmad inimesed, kes ei avalda oma loomingulist potentsiaali ja viibivad sageli depressioonis. Vot, nii väike kontroll. Kõik on olemas. Ma kontrollisin, kas ma mikrofoni panin peale. Ükskord ma tegin pika video, teate, tund aega kestis ja ma ei pannud mikrofoni peale. Mis te arvate, olin solvunud enda peale või? see oli reklaamipaus. Nii, järgmine on 18 ja see on kuu. Ja need inimesed on suguvõsa süvamäluhoidjad, samuti mäluhoidjad naisliini pidi. Need on inimesed, kes võivad edasi anda naiselikku energiat. Ja see on viljakuse energia, rahumeelsuse energia, loovuse energia. Seepärast võivad nad plusspoolel nagu ka 17 inimesed olla loomingulised ja töötada loomingulistel aladel. Ja miinuspoolel võivad nad tihtipeale olla isegi petised ja need on inimesed, kes kipuvad kõike varjama. Jaa, vot 18, kui sünnikaardis avaneb see, siis ma ütlen alati, et see on Harry Potteri võlukepikene. Aga sünnikaardis siis jah. Nii, ja siis siit viimane selles kategoorias oli 21 ja see on maailm. Ja need on inimesed, kes ühendavad süsteemi, nad võivad näiteks leida sugulasi, neid ühendada, lepitada tülitsenud sugulasi. Üldiselt on need inimesed, kes laiendavad suguvõsa võimalusi, just seepärast sobib neile hästi näiteks kuhugi ümber kolida ja viia oma sugulased heasse kohta. Neile on hea laiendada ka oma ametialaseid võimalusi ja niimoodi rikastada suguvõsa uute oskuste ja võimalustega. Ja üldse on maailma inimesed need, kes viivad oma suguvõsa uuele tasemele. Vot, järgmine kategooria on suguvõsa päästjad. Ja kui liitmise tulemusel saite 22, 6, 10, 12, 13, 15, 16 või 20, siis te olete päästja. Ja nii nagu ennegi, siis räägin kõigepealt päästjate üldisest iseloomust ja siis käin põgusalt läbi kõik numbrid.
ja suguvõsa päästja on see, kes ilmub kriisi, murdepunkti või ummiku hetkel ja tema funktsioon on tõmmata suguvõsa raskest stsenaariumist välja, muuta sündmuste kulgu ja peatada häving. Ja päästja põhifunktsioonid on siis järgmised: suguvõsa kriisist väljatoomine. Ta aktiveerub siis, kui pere läheb läbi lahutuste, sõltuvuste, vägivalla, kaotuste, võlgade, haiguste, raskete konfliktide või korduvate traumeerivate stsenaariumide. Hävitavate programmide katkestamine. Päästja on sageli inimene, kes ütleb, et nii enam ei saa ja muudab ammuse suguvõsa mustri. Muutuste käivitamine. Ta rikub harjumuspärast korda. Kui see kord on juba kahjulik, ta võib muuta eluviisi, suhteid, elukohta, laste kasvatamise stiili või pere rahalist mudelit. Löögi enda peale võtmine. Sageli võtab just päästja enda kanda kriisi kõige raskem emotsionaalse, moraalse või praktilise osa siis suguvõsas. Varjatud probleemi avastamine. Ta näeb seda, mida pere on kaua eitanud, näiteks sõltuvust, kaassõltuvust, vägivalda, sügavat ebaõiglust või aastatepikkust valet. Ja suguvõsta mustritest vabanemine. Sageli hakkab päästja elamas nii nagu kõik teised peres ning avab sellega uue tee järgmistele põlvkondadele. Uuenemise käivitamine. Tema ülesanne ei ole mitte ainult päästa, vaid viia süsteem uuele küpsuse tasemele, kus on vähem valu ja rohkem teadlikkust. Ja päästja tugevad küljed on julgus, võime transformeeruda, suur tundlikkus kriisi suhtes, otsustuskindlus, muutusi teha, sisemine missioon, oskus tegutseda murdepunktis, aga päästja miinuspool on muidugi ohvrimeelsus, läbipõlemine, harjumus päästa ka neid, kes seda ei palu, kalduvus elada pidevas kriisis, süütunne, kui kõiki ei õnnestunud välja aidata ning omaenda elu kaotamine pere nimel. Kuhu gruppi sina kuulud? Mind ajab naerma seepärast, et mina kuulun siia gruppi. Vot, aga numbrit ei ütle teile. Ja vaatame siis läbi kõik need. Nii huvitav, mulle räigelt meeldib. Väga meeldib. Ja kommenteerige, kas teile ka meeldib, et seekord täiesti uus värk. Et need, mulle meeldib. Jah, et tarokaardid ka. Jah, kes kuulas seda Timo Reinpaliga, seda meie vestlust, siis Timo just sai ka selles suhtes aru sellest minu numeroloogiast, et need on seotud just suurte arkaanidega ja nii ta ongi tõepoolest. Ja läheb põnevaks. Tõdi, lähme. Ja 22. Kui sa saad sellise numbri, siis sellised inimesed võtavad enda peale ebamugava tõekandja rolli. Tavaliselt ilmuvad nad sellisesse suguvõssa, kus on pinge, jäikus ja teatav ärevus. Sellised inimesed toovad sellesse suguvõssa kergust, võib-olla isegi teatavat lapsikust, võib-olla just seetõttu, et nad ei märka teiste piire. Võivad nad välja öelda väga ebamugavaid asju ning paljastada niimoodi olukordi, mis vajavad esile toomist. Ja muide, väga sageli teevad nad seda täiesti alateadlikult, riskides omaenda mainega. Ja miinuspoolel võivad nad tõepoolest olla sellised kergemeelsed, lausa sõna otseses mõttes nagu lapsed. Nii, 6. Oi. Armastajad. Sellised inimesed vastutavad valikute ja suhtlemise eest. Need on inimesed, kes oskavad oma suguvõsa nimel läbi rääkida. Kas või omaenda huvide arvelt. Nad võivad aidata teha valikut, öelda, kuidas teha õige valik. Nii, järgmine on 10. Oi, teate 10-ga mul tuleb meelde see abiline, kes paneb mul siin neid aegasid. Aitäh sulle muidugi. Vot, küll sa aru saad, miks ma selle 10 peale reageerisin. Nii, tervitan sind. Ja järgmine siis 10, see on õnneratas. Saatusratas on ta siin, jah. Õnneratas. Ja need inimesed vastutavad suguvõsas muutuste eest ja võtavad väga sageli enda peale selle võib-olla tänamatu rolli tuua suguvõssa muutusi. Ja see võib tähendada kolimist, suuna kardinaalset muutmist, mingite seniste põhimõtete vahetumist. Näiteks kui kogu suguvõsas on kõik olnud arstid, siis selline inimene võib saada näiteks näitlejaks. Ning niisuguse huvitava muutuste tuule toomine suguvõssa on samuti päästev nagu elustav vihm. Ja tavaliselt on selline suguvõsa
ka jäigaks muutunud. kui suguvõsa on jäigastunud, tuleb 10 ja sulatab selle liikuma ning võtab sellega löögi enda peale. järgmine on 12, poodu. ja need on sõna otseses mõttes päästjad, sest 12 ehk pood on justkui suguvõsa vest, kuhu tullakse nutma ja kurtma, kes kannab enda peal suguvõsa negatiivsuse kogu ja koormat ja muidugi kannatavad nad selle tõttu sageli ise, kui nad ei oska õigesti oma piire seada ning võivad seetõttu väga tõsiselt haigestuda. ja miinuspoolel on nad ise ohvrid, kes ainult hädaldavad ja kurdavad, et kõik on valesti, miski ei õnnestu. tegelikult peaksid nad olema suguvõsa negatiivsuse kogujad ning oskama seda ümber töödelda. ja vot, kui nüüd 12 tuleb seal mis on analüüsis välja, sünnikaardi analüüsis, siis kui näiteks suguvõsa karmas tuleb, siis see viitab kaassõltuvusele ja ohvrimeelsusele. siis selle kohta ma ütleksin kohe, et sul kõige esimene asi on see, et õpi ütlema ei. okei okay. 13, see on surm. Need on suguvõsa muundajad ehk need, kes lõpetavad vanad tsüklid, sõna otseses mõttes suguvõsa taaselustajad. Nad võivad kõik ära lõhkuda. Näiteks võivad need olla inimesed, kes aitavad kaasa sellele, et te jätate kõik senise sinnapaika, kolite täiesti võõrasse kohta ja alustate kõike nullist. ja niimoodi võtavad nad enda peale süüdistustel löögi. võidakse öelda, et see on sinu süü, sina ässitasid mind seda tegema, sina ütlesid mulle, et ma pean selle lõpetama, aga nad võtavad selle löögi vastu ja on ometi päästjad, sest toovad suguvõssa uue elu. vot kommenteerige, kellel on selline värk. nii, ja siis on 14. oodake. nüüd läks midagi valesti. ei, see on 15 peab see olema. nii, saatan. vabandust. saatan ehk siis 15. Nendel on päästjana tõesti huvitav funktsioon, sest nad näevad igas inimeses nõrka kohta, peidetud usitavat kohta. Nad võivad need varjulised ja teadvustamata programmid päevavalgele tuua ja see võib olla isegi valus, sest nad võivad öelda midagi torkivalt, aga just niimoodi on nad päästjad, sest paljastavad inimese kohta selle ebamugava tõe. ja loomulikult aitavad nad kaasa sellele, et inimene selle ometi läbi töötaks. lisaks toovad sellised inimesed suguvõssa ka raha ja selles mõttes võivad nad toimida päästjatena, tuues suguvõssa materiaalset heaolu. ja miinuspoolel võivad nad ise olla suguvõsale koormaks. Need võivad olla sõltuvusprobleemidega inimesed, näiteks alkohol või keelatud ainete sõltlased ja üldiselt võivad nad olla ka pahatahtlikud inimesed. no vot, ja kui tuleb sünnikaardist 15, siis see viitab kaassõltuvusele totaalselt ja igasugustele sõltuvustele, millega inimene siis kokku puutub oma elus. järgmine on 16. Need on samuti lõhkujad, kuid vanade stereotüüpide lõhkujad. sellised inimesed päästavad oma suguvõsa sellega, et hävitavad vanu konstruktsioone ja nad võivad otseses mõttes olla ka päästjad. Nad võivad aidata teil ehitada või taastada teie vara, päästes teid sel viisil. kuid nende sügavam vaimne missioon on siiski just nimelt lõhkuda suguvõsas selliseid kivistunud konstruktsioone, või mis enam ei toimi. ja viimane on need, kelle tulemus tuli 20 ja see on kohtumõistmine jah. ja võib öelda, et need on inimesed, kes võivad kanda enda peal väga suurt suguvõsa negatiivsust. kuidas nad suguvõsa päästavad, siis tekib küsimus, eks ju. Nad päästavad selle, harutades lahti teatud suguvõsalisi olukordi. just seepärast soovitan ma alati inimestel, kellel tuleb tulemuseks 20 töötatud suguvõsaga ja suguvõsa programmidega ja võib-olla käia ka teatud süsteemsetel seanssidel, et harutada lahti keerulisi suguvõsa sõlmi. nii, et selles videos siis jah, vaatasime, et milline roll on siis sinul siis suguvõsa ees. ja kui sa soovid teada enda kohta siis rohkem informatsiooni, et milline on siis sinu ülesanne, millised on sinu eelmised elukogemused, milline on sinu amet ja millised ametid sulle sobivad ja nii edasi, siis selles suhtes on väga palju informatsiooni
seal koduleheküljel numbritekeel.ee ja ka ametite osas saab väga hästi ka lahti vaadata seda, et kus kohas sinu rahaenergia blokeerub. Ja selle kohta oli ka koolitus, mida siis praegu klubilised näevad ja tuleb ka koduleheküljele ka informatsioon selle kohta. Ja kirjutage palun ka kommenteerige, millised tulemused teil siis tulid ja kuidas te seda energiat läbi elate ja kui palju te tunnete endas, et olete kas kaitsja, hoidja või päästja või kas te siiski ei tunne neid funktsioone endas. Ja võimalik, et paljud teist elavad seda energiat hoopis miinuspoole peal või siis plusspoole peal. Et ma loodan, et siis plusspoole peal ja muidugi igalühel on siis oma koorem kanda ja samamoodi soovitan siis ka arvutada oma lähedased läbi, eriti siis elukaaslane ja lapsed, siis sa saad täpselt ka läbi selle rohkem aru, et kuidas need energiat töötavad ja kutsun sind ka suletud Facebooki gruppi ja samuti ka hoia silma peal nendel vestlusõhtutel, mis tulevad siis kord kuus, mis on iga viimane see pühapäev, jah. Et informatsioon tuleb siis uudiskirjaga, kes on uudiskirja tellinud, et seda saab siis kodulehe kaudu tellida, seda uudiskirja. Ma luban, et te saate võib-olla 1 või 2 korda kõige rohkem neid uudiskirjasid, nii et ma olen väike saatja. Vot, ja siis kommenteerige ka, et kuidas teile meeldis siis täna nende tarokaartidega siis täpsustamine, sest see numeroloogia koolkond, kus mina olen käinud, on kõik seotud väga siis tarokaartidega. Ma pole enne seda siia toonud, aga nüüd peale vestlemist Timo Reinpaliga siis tekkis mul kohe selline jube suur tung seda lihtsalt teha ja minu meelest on üsna vahva. Vot nii, tegelikult on kõik omavahel seotud, nii astroloogia, numeroloogia ja human design ja ta ja tarokaardid ja kõik. Lihtsalt see on nii huvitav. Okei, ma jään siin emotsioonitama selles mõttes, et arutage oma lähedased läbi, see on hästi põnev teekond. Ja mis te siit saite endale? Mina tänan ja tšau.